vaatamegi seda, mis on siis krüptoraha. No krüptoraha, selleks, et seda mõista, tuleks alguses vaadata, mis on üldse raha. Raha ajalugu saab alguse kuskilt kaugelt kunagi, kui tehti bartertehinguid. Bartertehinguid tehakse ka tänapäeval, kuid kunagi oli see ainukene väärtuse vahetamise meetod. Ehk siis mäletate, kunagi inimestel olid lehmad, nad tahtsid vilja saada, võtsid oma lehma, läksid viljaomaniku juurde ja tegid vahetuse. Oligi väärtus vahetanud käsi. Nüüd üks hetk saadi aru, et selline väärtuse vahetamine on kohmakas ja võeti kasutusele kuld. Kuld, mis siis vastas teatud kindlatele nõuetele ja selleks nõudeks oli see, et ta oli vabalt kaasaskantav, teda sai tükeldada ja teda aktsepteerisid siis paljud, kes siis omasid mingit väärtust. Ehk siis inimene sai kindel olla, et kui ta oma teenuse selle kulla eest müüb, siis järgmine koht, kuhu ta läheb, see võetakse see talt ka vastu. Seejärel saadi aru, et kullaga niimoodi ringi käia ei ole kuigi efektiivne ja taheti siis saada sellist natukene mugavamat varianti ja siis võeti kasutusele süsteem, kus anti välja sellised paberilipikud ehk siis sularaha ja iga selline paberilipik siis vastas teatud kogusele kullale. Ehk siis lepiti kokku, teate, paneme kulla ühte kohta, väljastame paberid ja ega üks, kes seda paberit hoiab, omab õigust saada siis ligipääs teatud hulgale kullale. Nüüd 70-ndatel selline põhimõte kaotati ära ja tegelikult see sularaha, mida me näeme, see ei vastagi mitte millegile. Ta ei vasta ei kullale ega millegile muule. Seda nimetatakse usaldusrahaks, ehk siis me usaldame seda, et seda sama rahaühikut keegi kuskil võtab vastu. Ja tegelikult nii ka praegu on. Aga millel see süsteem põhinebki ainult usaldusel. Mitte enam kullal, vaid sellel, et lihtsalt me usaldame seda paberit. Või siis seda numbrit seal ekraanil. Väga palju raha on tegelikult muutunud elektrooniliseks. Isegi väga tugev valdav enamus. Isegi 95% teatud uuringutele toetudes. Ja tegelikult siit on ka loomulik jätk sellele, et raha ongi siis muutumas elektrooniliseks, kuid mitte enam selliseks, et üks keskmine institutsioon või asutus või pank seda kontrollib. Et selle raha evolutsiooni taseme juures on ära lahendatud see probleem, et me ei pea enam usaldama pankasid, me ei pea enam usaldama keskseid selliseid nõukogusid või mingisuguseid domineerivaid monopoliste, vaid me saame usaldada plokiahelat, saame usaldada krüptoraha ja kohe me vaatame ka, kuidas seda plokiahelat siis kasutatakse krüptoraha puhul.